Tere tulemast kuulama Kaasaegse naise podcasti. Mina olen Annika Nilsson, teie saatejuht. Istun Põhja-Tallinna kahetoalise korteri heledal laimirohelisel diivanil. Kes ostab laimirohelist diivanit, ärge küsige. Aga mulle väga meeldis see värv. Ja minu kõrval, 4. korrusel oleme just jalutamas tulnud, siis seal vanklikorvis magab 2-kuune beebi. Ja seal samas diivanil on kerra tõmmanud ennast üks hall kass, kes mõnusasti nurrub. Ja minul on jalutuskäigust kaasa võetud ka tops kohviga, mida ma siis rüüpan. Ja siis ma vaatan seda väikest last. Ja mul on täiega selline tunne, et ma lihtsalt olen harjumas selle emaks olemusega. Ma olen hästi emotsionaalne, eks ju, pärast sünnitust, et see väike beebi on seal ja ma lihtsalt hakkan krokodilli pisaraid valama ja nutan seal. Sest mina ju vastutan selle lapse eest. Ja siis esimene lihtsalt põhimure on nagu see, et kuidas tema arengut parimal võimalikul viisil toetada. Et milliseid mänguasju üldse nagu osta, sest ta on nii väike beebi ja me pole üldse nagu lubanud kellelgi talle ka midagi kinkida või midagi, sest me teame, et meil on kohe kolimine ees tulemas ja et üldse pole nii palju asju vaja. Aga mida siis nagu on vaja, et tema arengut parimal võimalikult viisil toetada? Ja lihtsalt nutan seal ja olen täiesti segaduses ja mitte midagi nagu ei tea ja ei mõista ja siis võtan oma telefoni ja Google'i ette ja hakkangi siis guugeldama, et kuidas toetada last parimal võimalikul viisil. Ja jõuan väga erinevat ja mis mänguasju lapsele ostada. See oli ka teine asi, mida ma guugeldasin. Ja siis leian väga erinevaid metoodikaid, pedagoogikaid, eks ju, põhimõtteid, mis on nii-öelda alternatiivsed. Ja mina, kes ma haridusvaldkonnast ei tule, ma pole nendest kunagi midagi kuulnudki. Kuigi ma müüsin 2 aastat Ameerikas raamatuid ukselt uksele ja seal oli hästi palju sellist koduõpet ja erinevaid teisi metoodikaid, aga ma olin nagu bakalaureuse kursuse mingi viimase aasta tudeng ja siis mul oli nii palju juba tegu sellega, et ma oma müügitekstidega hakkama saaksin, kui see, et süveneda, missuguseid pedagoogikaid iga pere seal kodus nagu rakendab. Ühesõnaga, et kui ma olingi varem neist midagi kuulnud, siis mitte midagi sellisel määral, et ma oleksin teadlikult seda teinud. Ja siis ma muudkui uurin ja puurin ja siis üks pedagoogika jääb kuidagi nagu paremini kõlama. Ja see on Montessori. Ja ma olen inimene, et kui ma tunnen, et mingi asi on õige, siis ma teen otsuse, et see on õige ja uurin selle kohta rohkem. Ja siis ma hakkasingi selle kohta rohkem uurima. Aga tuli välja, et mingisugust eestikeelset infot on selle kohta super vähe ja välismaa ingliskeelsetel lehtedel on ka infot nii palju, et keda usaldada, kuidas lähtuda, mida teha. Ja siis tasapisi aeg läheb edasi ning 2018 tuleb Baltimaadesse ajaloos esimest korda Montessori assistentide kursus tol hetkel. See tähendab seda, et 2 nädalat Riias. Ja ma polnud oma lapse kõrvalt nagu kuskil varem ära käinudki. Ja see oli oktoobris. Ja siis mul oli see, et okei, ma olen oma lapsele rinda andnud. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen sinna kursusele. Esiteks ma pean oma lapse siis
rinnapiimast nagu võõrutama ja teiseks siis minema esimest korda ära ja kohe 8 nädalaks. Ja läksin ja õppisin Montessori assistendiks 2 nädalat intensiivselt ja pärast seda 2 nädalat ma sain aru, et kui palju veel on mul vaja õppida. Sellepärast, et ma sain aru, et jah, see on see, mida ma oma lapsele pakkuda tahan. Kuid järgmine oli see, et Eestis pole ühtegi Montessori lasteaeda, tol hetkel ei olnud, ühtegi Montessori õpetajat ja mis saab minu lapse tulevikust? Loomulikult, kui mina vastutan 100% tema hariduse ja tema tuleviku eest ja kui mina tahan oma lapsele Montessori haridust pakkuda, siis ma lähen ja õpin ise Montessori õpetajaks. Ja siis see idee küpses natuke aega ja 2019. aastal ta oli ikkagi täiesti nagu küpse, et nüüd ma lähen. Ja jagasin seda oma abikaasaga ja sõbrannaga ja teistega ja valisime siis välja riigi, kus oleks nagu tore olla, mis formaat sobib. Ja siis pidime minema Itaaliasse, Perugiasse, sest sealne õpe võimaldas seda, et sa käid 2 aastat, oled seal korraga terve suve koha peal ja koduse emana, kelle abikaasa töötas, siis tegime kõik plaani, et kõik need lapsepuhkusepäevad ja kõik puhkusepäevad ja kõik asjad, et kuidagi me ikka saame niimoodi, et me saame 3 kuud ja 3 kuud seal koha peal olla. Ja tõesti maksin ära selle registreerimistasu ja kursus pidi algama siis 2020 kevadel. Aga mis siis 2020. aastate algusest, mis info hakkas levima ja just Itaaliast oli ju Covidi kohta, koroona, eks. Ja siis nagu põhimõtteliselt ei julgenud majutuskohta ära broneerida, ei julgenud lennupileteid ära osta ja lihtsalt nagu ootasid seda infot, et mis nüüd saama hakkab. Kas me siis nagu päriselt läheme ka Itaaliasse? Ja siis koolituskoht ka muudku lükkas otsustamist edasi, sest tegelikult maailmas oligi ju suur segadus, et mis see tähendab. Aga siis läks Itaalia ju täitsa lukku ja sealt edasi igasugused teised riigid ning tuli teada, et kursus lükatakse edasi aasta võrra. Ja ma olin nii valmis minema õppima. Ja ma lihtsalt võtsin lahti AMI, Association Montessori International, ja vaatasin, kus siis järgmised kursused Euroopas algamas on. Ja oli, et juunis 2020 algab kursus Prahas Montessori instituudis. Ja mul oli nagu, et ja täiega ma registreerin oma huvi ära. Ja siis olid need vestlused ja kõik see sisseastumine ja mul oli see, et moodulõpe. Et see tähendab iga mingi aja tagant sa pead käima Prahas lühikeste moodulitena, et seal oli 2-6 nädalat korraga. Ja mul oli nagu, et mul pole õrna aimugi, kuidas see nagu tööle hakkab. Aga küll me välja mõtleme, eks. Ja nii ma siis õppima läksingi. Ja esimesed Covidi hirmus esimesed 3 nädalat teooria oli alguses ikkagi online'is ja siis tuli 3 nädalaks Prahasse sõita. Nii et see minu otsus, et ma tahan oma lapsele parimat ja kui muu ei aita, siis ma pean ise õppima minema, siis nii
ma läksin ja õppisin Montessori õpetajaks. Ja otsustasin nagu, et ma teen ise oma lastehoiu, sest mina põhimõtteliselt vastutan 100% oma lapse arengu eest. Ja siis õpe kestis 2 aastat. Meie lõpumoodul natukene COVID-i tõttu lükati edasi, sest esiteks sellel koolitajal Elina Rautasalul ta oli treener ka paljudes teistes instituutides ja siis kõik see COVID natukene määras seda, kuidas ja mismoodi muidu oleks pidanud kiiremini lõpetama. Ja meil oli vaja teha praktikaid ka erinevates kohtades, aga COVID-i tõttu olid paljud lasteaiad ettevaatlikult nagu välisinimeste kaasamisega, kes tulevad praktikale. Aga jah, 2022 aprillis sain uhkelt endale Montessori juhendaja diplomi ja sain ka hiljem oma lastehoiu teha, aga see on juba eraldi selline lugu. Et tegelikult sa oled selline võib-olla segaduses lapsevanem, kes ei tea, kuidas oma lapsele parimat ja mismoodi pakkuda, siis tegelikult sa oled ühe vanemluskursuse strateegia kaugusel läbimurdest oma vanemluse teekonnal. Et sul on vaja seda ühte algset pidepunkti ja siis sealt edasi sa saad aina õppida ja areneda, aga sul on vaja seda enesekindlust ja teadmist, et sa toetad oma last parimal võimalikul viisil. Ja miks on nii oluline, et sul emana oleks see teadmine ja kindlus, on see, et meie oleme oma lapse esimesed õpetajad. Et haridus tegelikult ei alga koolist või lasteaiast, vaid haridus algab sünnihetkest. Ja kellega laps need esimesed hetked koos vedab, on ju meie. Meie oleme tema eeskujud. Ja samuti, miks on nii oluline just selle väikelapse arengu toetamine, on see, et esimesed 6-7 eluaastad on lapse elus kõige olulisemad. Et kui me maja ehitame, siis me ei saa alustada maja ehitust katusest. Et ülikooliharidus, see on nagu kõige olulisem või mingisugused tuleviku töökogemused. Ei, kõige olulisem on see vundament, mille peale me maja ehitame. Ja täpselt sama on ka lapse arengu toetamise juures need esimesed 6-7 eluaastad kõige olulisemad, sest siis laotakse see vundament. Ja kõik, mis tegelikult ju nendel esimestel aastatel lapse arengus on toetatud või jäänud toetamata, need mõjutavad kõiki järgmiseid arenguetappe ka. Et seepärast on nii oluline võtta see vastutus. Ja tavaliselt, olles lapsehoolduspuhkusel või lastega kodus, siis meil on tegelikult ju ka palju aega, et uurida, puurida. Ja kui sa täitsa iseseisvalt ei taha päris nullist alustada, siis ma olen kokku pannud kursuse nimega väikelapse arengu toetamine kodus. Ja sinna kursusesse ma koondasin oma erinevatelt kursustelt kõik loengud, mis on olulised selle 0-6-aastase lapse arengu juures, et sa saaksid mõista, mis toimub sinu lapsega üldse nagu arenguliselt, sest mitte keegi tänasel päeval ei ole meil seda, et meil on mingi tohutu küla, et meil on siin vanaemad ja vanavanaemad ja teised emad ja kõik, kes teavad lapse kasvatamisest nagu nii palju, vaid ikkagi me peame ise kõik asjad välja mõtlema. Ja siis, kui sul on see teadmine, et mis minu lapsega parasjagu toimub ja kuidas ma siis saan teda jälgida, tema arengut parimal võimalikul viisil koduses keskkonnas toetada, siis ma olen palju teadlikum ja enesekindlam lapsevanem ka. Nii et ma koondasin kõik need mõtted kursuses väikelapse arengu toetamine kodus. Ja kui sa oled huvitatud sellest,
siis ma panen selle lingi sinna podcasti märkmetesse ja võid ise uurida ja vaadata. Aga seniks ma loodan, et sina suudad leida selle selguse, kuidas oma last parimal võimalikul viisil toetada ja leiad selle vanemlusstrateegia või vanemuskursuse, mis aitab sind sellel tasemel ja edasi. Aga siis tšau!